Tere hommikust siis kõigile. Tänaseks teemaks on meil siis palgamoodul, kuidas alustada selle kasutamist, mis seadistusi võiks üle vaadata ja mis andmeid sisestada siis töötajate puhul. Loomulikult me ei jõua väga peensustesse minna, et püüame siiski tunnipiiridesse ära mahtuda. Et kui teil tekib mingeid täpsustavaid küsimusi, siis kirjutage meile sinna Q&A alla, et head kolleegid ka hoiavad silma peal ja võimalusel siis vastan ise ka lõpupoole. Ja kui teil veel on mingeid selliseid spetsiifilisemaid küsimusi, et siis te võite meile alati kirjutada support@zipperbooks.ee peale ja siis me vaatame iga juhtumi eraldi üle. Et paratamatult aeg on see, mis seab piirid, et ei ole mõtet sellist webinari väga pikaks aja. Nii, aga hakkame siis pihta. Olete kasutusele võtnud Zipperbooks tarkvara ja tahate ka oma töötajate palgaarvestusi siin ära teha. Vaatame siis üle kõigepealt, mis meil siin seadete all olemas on. See on siis seaded ja palkade seaded. Üldiste seadete all on siis ära märgitud tööpäevad esmaspäevast reedeni ja tööpäeva pikkuseks märgitud 8 tundi. Ehk siis see annab alati kokku selle riiklikult paika pandud töötundide arvu, mis on kuu jooksul. Et seda üldjuhul ei peaks muutma ja jääb nii nagu on. Siis järgmine jaotus on siin maksud töötasudelt. Jällegi on tegelikult vaikimisi paika pandud need asjad selles järjestuses, mis nad palkadelt kinni peetakse. Ja siin on varjatuna on ka meil need eelnevad kasutusel olnud sotsiaalmaksu määrad. Et need praegu paneme uuesti peitu tagasi. Ja siis see sotsiaalmaks kuumääralt, kuna see on iga aasta olnud siin muutuv, siis selle lisame ise automaatselt programmi jälle juurde uue aasta alguses. Kui peaks tulema vajadust lisada midagi juurde, siis saab seda siit teha. Aeg-ajalt nüüd on ette tulnud sellist asja, et on vaja seda kogumispensioni 3. sammast juurde teha. Seda meil vaikimisi siin seadistatud ei ole, aga seda kõike on võimalik ilusti juurde lisada ja kellel on vajadus selle järele, et võib meiega ühendust võtta, et siis me saame täpsemalt abistada, et mis makse ja mismoodi seal tuleb seadistada. Sellel ka hetkel me pikemalt ei peatu. Järgmine jaotus on hüvitised ja eritasud. Siin on nüüd siis puhkused, haigused, ka õppepuhkused, kõik sellised asjad. Ja need tasub selle pilguga üle vaadata, et mida teil ettevõttes endal vaja läheb. Et jällegi neid tegelikult siin kustutada ei oleks vaja ja ikka ei saa alati kõiki. Et te saate muuta mitteaktiivseks selliseid, mida te teate, et teil vaja ei ole. No kui ei ole praegu töötajaid, kes kasutavad õppepuhkust või mingeid selliseid asju, et muutke mitteaktiivseks. Võtame siit näiteks, võtamegi selle õppepuhkuse, et meil ei ole ühtegi sellist töötajat, kellel seda vaja oleks. Võtame, märgime ta siit, et ta ei ole aktiivne, ei, salvestame ära. Ja nüüd see kaob meil siit nimekirjast ära. Meil läheb kohe nimekiri lühemaks, juhul kui meil on vaja midagi kuskile valida. Ja kui ma nüüd tekib mul vajadus, et nüüd mul tuli töötaja, kellel on seda vaja arvestada, mis siis ikka, et muudame siis uuesti aktiivseks, võtan siit linnuks ära, kui ainult aktiivseid. Ja nüüd ma näen jälle seda siit. Siin on ka need eelmise aasta miinimummäära alusel ja siin on see värske 2020. Jälle klikin siia pliiatsi peale, valin siit jah, salvestan ära ja nüüd ta on mul jällegi siin ilusti nimekirjas olemas. Ehk selles mõttes, mida teil ei ole vaja kasutada, võite julgelt mitteaktiivseks muuta, et ära nad kuhugi ei kao. Ja juba tehtud arvestusi ise ka ei muuda. Siis järgmine on siit töötasude liigid.
Jällegi, vaadake üle, mida teil on vaja, mida teil ei ole vaja, mida ei ole vaja, muutke mitteaktiivseks. Ja kui on vaja midagi juurde teha, siis on teil võimalik ka uus töötasu liik siit juurde teha ja seadistada siis vajalikud maksud. Ma tean, et seda on kasutatud juhul, kui on töötaja näiteks kuskil välisriigis tööl ja on vaja kuidagi ühe jaoks mingeid eraldi maksumäärasid paika panna, et siis annab ka kõike siin seda tegelikult teha. Nii, ja siin on veel üks asi, on TST-seaded. Seda ka üldiselt ei ole vaja muuta ega teha midagi. Juhul, kui on lisatud siis kas töötasu liikide alla või hüvitiste eritasude alla midagi juurde, sellisel juhul võib tekkida vajadus ka siin seadistada. Et oleks selge, et kuhu ta töötasu või TST peal siis minema peab maksuametis. Et siin on need koodid on siis need, mis vastavad maksuameti TST tasuliikidele. Niimoodi. Siis on meil siin seaded ja automaatsed kanded all. On ka töötasude selline jaotus. Ja siit saab üle vaadata siis, et põlab töövõtjatele, milline konto on palgakulukonto, töötasu maksude vahekonto ehk siis see konto, mis on teil alati nii-öelda MTA ettemaksukontoga võrreldav peaks olema. Ja juhul, kui on mingeid kinnipidamisi töötasudelt, näiteks kas kohtutäituri nõuded või mingid elatise nõuded, mis tuleb ettevõtte poolt juba siis eraldi kanda, et siis nende jaoks on selline konto siin olemas. Et võib-olla seda kontot ei pruugi olla kõikidel keskkondadel olemas, et see nüüd sõltub sellest, et millal on mingi keskkond teil loodud, et siis selle võiks niimoodi üle vaadata. Ja kuna meil siin hiljaaegu toimus muudatus automaatsete kannete kontrolli osas, et siis kui te saate veateate postkasti, et ei saanud koostada automaatseid kandeid, et siis tasuks ka siit just need jaotused kõik üle vaadata, et kas on kuskilt midagi puudu. Alati ei pruugi olla reaalselt mingeid kandeid puudu, aga te saate lihtsalt hoiatuse, et kuskil on midagi määramata ja mingil hetkel võib tekkida siis nagu probleem, et ei saa kannet koostada. Nii. Seadete poole pealt siis praegu on nagu kõik. Ja lähme siis vaatame, mis meil siin palkade menüüs toimub. Esimesena on kohe töötajad. Minul on siin praegu juba 2 töötajat sisestatud. Näitan ka ühe uue töötaja sisestamist. Et mul on siin 2 töötajat, kellele ma siin tekitasin väikse ajaloo. Ja näiteks nüüd, kui neid uusi töötajaid siia panna, siis uute töötajate lisamiseks on tegelikult 2 versiooni. Üks variant on see, et klikitegi siin lihtsalt uus töötaja. Ja teine variant on see, kui teil on neid töötajaid mitu tükki ja te ei taha hakata käsit sisestama, siis te saate importida selle faili. Ja see peaks siis olema CSV formaadis. Ja minimaalselt siis peab seal olema siis selline info, et eesnimi, perekonnanimi ja töösuhte algus. Aga ühtlasi ma soovitaksin kohe ka importida siis isikukoodi, puhkusepäevade arvu ja aadressi ja pangaandmed ka samamoodi. Sest neid läheb teil nagunii tegelikult vaja, et milleks siis hakata neid käsitsi lisama. Aga jah, et need ei ole otseselt kohustuslikud väljendid. Neid saab ka alati hiljem täiendada. Nii, aga hetkel ma siis lisangi siia uue töötaja. Mul hetkel faili ei ole, ma teen seda käsitsi. Teen siit uus töötaja. Nii. Võsa Villem tuleb tööle. No nii. Võtame tal siis
ametinimetus praegu määramata. Niimoodi paneme tal isikukoodi siia paika. Ja sellest ka siis tema selle sünniaja, sünnipäeva. Saan selle siia nagu kalendrist valida või siis kirjutan otse klaviatuuri pealt, aga et siis kuupäeva eraldajaks on just need punktid, mitte komad. Nii, panga andmed. No, ma praegu neid siia kirja ei pane. Jälle teatud põhjusel, ma seda näitan teile hiljem miks. Aga üldiselt jah, ma soovitan ikkagi siia selle kohe ära panna. Töösuhte alguskuupäev, ehk siis, et millal ta tööle tuli. Nii, ma hetkel panen ta niimoodi, et ta tuli oktoobrikuus tööle, et siis ma saan talle juba ka oktoobrikuu palga arvestada. Töösuhte lõppu meil ei ole. Puhkusepäevi on tal 28 ja puhkusepäevade saldo siis seisuga, tööle tulemise seisuga on 0. Nii, ja salvestan töötaja ära. Siin olid nüüd need põhiandmed. Siis järgmiseks me määrame ära töötaja töötasud. Lisame uue töötasu. Villu tuli meil tööle kindla kuupalgaga. Järelikult ma jätan siit põhipalk, kuupalk, töötasu periood, kuutasu. Siit ka saate nagu vaadata, mis siin erinevaid on. Töötasu liike saate ka siit siis nagu valida. Nii, ja tema brutotasu oli meil 1200 eurot ja see hakkas kehtima siis tema tööle tulemise kuupäevast. Lõpuaega ma võin määrata, aga ma ei pea määrama. Kui töötaja tuli tööle katseajaga niimoodi, et tema katseajal on kokku lepitud üks töötasu ja pärast katseaega teine töötasu ja meil on täpselt juba teada, et mis see summa tuleb, siis me tegelikult võime siin määrata ära niimoodi, et kokku lepitud katseaeg on 2 kuud, järelikult mul on novembri lõpuni kehtib see töötasu, salvestan selle ära. Nii, vaatan. Töötaja töötasu tal on mul näha nüüd, et on hetkel kehtiv, on siis 1. oktoobrist kuni 30. novembrini, mul 1200. Ja kuna ma tean, mis tema töötasu pärast katseaega on ka, sest see on tavaliselt lepingus kirjas, siis ma panen siit lisa uus. Muud tingimused jäävad samaks, aga tema brutosumma muutus 1400 peale. Ja nüüd see kehtivus algab siis 1. detsembrist. Ja siin ma nüüd lõppu ei määra. See ei ole nüüd täpselt kokku lepitud, kui kaua see kehtib. Salvestan ära. Nüüd on mul niimoodi siin näha. Ehk see tähendab seda, et kui ma teen detsembri palgaarvestust, siis ma ei pea hakkama uuesti muutma seda töötasu siin. Et ma saan kohe jätkata rahulikult. Nii, järgmiseks me peame kindlasti ära määrama rakendatavad maksud. Meil ei ole mõtet iga kord palgaarvestusel eraldi hakata märkima. Teeme selle asja mulle lihtsamaks. Seadistame ära. No nii, siin mul on praegu kogumispensioni juures see punane hoiatus, aga see on sellel põhjusel, et minu need isikukoodid siin on sellised väljumõeldised, et tegelikult ei saagi kontrollida. Ja siin on nüüd oluline vaadata, et see tulumaks, et kas Villu esitab meil avalduse, et me rakendaksime maksuvaba tulu või mitte. Ja Villu on otsustanud, et ta ei kasuta ära maksimumi, ta jätab maksuvabaks tuluks 300 eurot. Ja selle me siis märgime siia ja seda saab vajadusel kas siis töötasu arvestuse peal ka veel muuta või siis kui tuleb nii-öelda püsiv muutus, saame siin jällegi ka täienduse teha. Ja sotsiaalmaks kuumääralt jääb meil tema puhul märkimata, sest tal on selline töötasu, mis nii-öelda katab selle sotsiaalmaksu ära. Et kunagi ei tohi olla mõlemad sotsiaalmaksud märgitud, et siis tekib ka segadust ja valesti arvestamist. Nii, ja salvestan selle siit ära.
nüüd on mul näha sellised töötaja andmed kenasti ära täidetud. Siia lepingute alla on nüüd võimalik lisada näiteks, kui teil on see tööleping digitaalselt, saate selle siia alla omale salvestada. On see alati kõik ilusti olemas. Võite ka näiteks, kui te teete Maksuametis selle töötamise ja registreerimise kande, salvestada selle PDF-ina, lisada omakorda veel siia juurde. No, kuidas keegi soovib. Nii. Ja siia hakkavad siis ilmuma see lisainfo, et kui kalendrisse on midagi lisatud selle töötaja kohta, siis on see siin näha ja viimati arvestatud töötasud ilmuvad siia. Võtan korraks lahti. Näiteks võtame Triinu ja vaatame, Triinul on juba näha, et viimased sündmused ta on olnud haiguslehel ja ta on meil olnud ka puhkusel. Nii, ja siin on meil näha, et millal me oleme talle siis neid töötasusid arvestanud. Ja siin on ka nüüd näha see, et mis staatuses see konkreetne töötasu on. Aga sinna me jõuame ka mõne hetke pärast. Ja järgmiseks meil siin palkade menüüs on kalender. Vaikimisi ta paneb kohe ette meile käesoleva kuu. Ma tahan siit, ma saan nüüd siin natuke minevikku minna, vaadata, et mis me ennem nägime sealt Triinu tasuarvestuskaardit või töötajakaardit, et ta oli haiguslehel olnud, siis see on meil siin näha ka. Ja kalendrisse saab siis kirja panna sündmused, mis mõjutavad siis nagu töötasu arvestust selles osas, et kui töötaja on ära, ta on kas haiguslehel, hoolduslehel, puhkusel, palgata puhkusel või ka siis saame märkida siia need päevad, mis töötaja oli tööst lihtsalt eemal kokkuleppeliselt, aga see ei mõjutanud oma töötasu. Et siis lihtsalt on informatiivses mõttes on see asi olemas ja kõigile on teada, et ta on olnud eemal. Aga sellist, kui tööaja arvestust siin me pidada ei saa, et siin on ainult puudumised kirjas. Ja lisame siis siia kalendrisse mõned sündmused ka. Kuna meil on nüüd juba 3 töötajat, võtame siin meil nimekiri ilusti kenasti olemas, et siis paneme igale ühele mingi asja kirja. Klikin siia lisasündmus. Valin nimekirjast nüüd töötaja. Võtame siin Taavi ja sündmuse aeg on meil siis oktoobris. Kui me rändame jälle minevikusse, oleks minnud, kui me nüüd igapäevaselt seda tööd teeme, et siis me saame ta nagu kohe kirja panna, et meil ilusti meeles oleks. Aga praegu paneme kirja, et Taavi oli meil siin 5. kuni 7. oktoobrini oli ära. Ja sündmuse liigiks me jätamegi, et märge ei mõjuta töötasusid. Ta oli mingitel sellistel põhjustel ära, et tööandja võimaldas talle vaba aja ja seda ei arvestata töötasust maha. Samamoodi saab see lisainfo alla panna siis nagu märke, et miks ta ära oli. Ja salvestame ära. Nii, oktoober, meil on siin ees. Nüüd on sellise hallina meil siin näha ilusti. Nii, nüüd lisame järgmise. Nii, Triinu. Triinuga läks jälle niimoodi, et ta õnnetuseks jäi haigeks. 12. oktoobrist jäi haigeks ja nüüd ta siis on sunnitud mõnda aega kodus olema. Ja otsime siit üles haigushüvitis 4. kuni 8. päev 70%. Ja salvestame selle ära. No nii. Et siin iga kalendrisündmus tuleb nagu eri värvi. Et seda kahjuks ei ole, et saaks igale töötajale oma värvi määrata, aga mine sa teadki kunagi siin. Ja nüüd paneme veel. Lisame veel ühe sündmuse. Ja seda korda siis Villu, ta tuli küll alles oktoobris tööle, aga tal oli ka kunagi ammu juba kokku lepitud, et ta läheb kuskile ära, on millegi pärast vaja ära olla ja tööandja võimaldab talle siis paar päeva puhkust.
ja kuna tal on kindel kuutasu, siis me võime talle valida puhkuspalga säilitamisega. Niimoodi. Ja salvestame ära. Nii, kui meil on nüüd kõik need asjad kalendrisse kirja pandud, mis mõjutavad meil siis tasuarvestust, võime me minna tegema siis selle töötasu arvestuse ära. Jällegi palgad ja töötasud. Ja siin on nüüd näha, et ma olen ka juba arvestanud üht-teist. Ja siin on jällegi kaks varianti. Kas ma teen nüüd töötasu konkreetselt ühele inimesele? Võtan praegu niimoodi. Siis ma valin konkreetse töötaja, kellele ma selle tasuarvestuse teen. Ja kirjelduse alla ma siis peaksin nüüd seda kuu nimetust muutma, mille eest ma arvestan ja arvestamise kuupäeva. Ja siin näitab nagu iga ühe kohta siis ka ära täpselt, et mis maksud temaga on seotud ja millised kinnipidamised. Jätan selle korraks siit katki ja vajutan hoopiski nupule uus töötasu mitmele. Ma jõudsin järeldusele, et ma ei taha 3 eraldi teha, vaid ma tahan kõigile neile korraga teha selle arvestuse. Klikin uus töötasu mitmele. Kirjeldusse panen siis oktoober 2020, arvestamise kuupäevaks siis 31. oktoober. Töötasu perioodiks valin siit eelmine kuu. Nii. Ja nüüd ma siis saan siit niimoodi põgusalt üle vaadata, et mis siin on. Nii, Taavil läheb täissumma. Me küll panime talle kalendrisse sündmuse, aga see oli selline, mis ei mõjutanud töötasusid. Järelikult see siin ka ei kajastu. Nüüd Triinu oli haiguslehel, tal on siin haigushüvitis näha. Ja Villu on olnud siis tööl ja on olnud puhkusel. Need mõlemad on ka näha siin. Ja nüüd ma salvestan need siit ära. Ja nagu te nüüd näete, meil on siin staatuse veerus 3 eri värvi, kõik esindatud. Et nüüd see esimene, see punane, mis me nüüd värskelt arvestasime, töötasu, see tähendab seda, et me oleme töötasu välja arvestanud, aga me ei ole maksnud seda veel välja. Ja nüüd see järgmine staatusmaksud, see tähendab seda, et meil on töötasu on välja makstud, aga meil on maksud veel tasumata. Et see ei ole ilmtingimata nagu halb, vaid lihtsalt see, et kuidas nii-öelda ongi natuke nihkes ju asjad. Et kui töötasu makstakse järgmine kuu välja, ehk siis oktoobri töötasu novembris, et siis jääbki siis natukeseks ajaks nagu ootele viitega, kuni siis maksud saavad tasutuks, ehk siis detsembrikuus. Ja siis on meil staatus makstud, see tähendab seda, et selle töötasuga on kõik lõpetatud, töötasu on välja makstud töötajale ja maksud on makstud maksuametile. Kõik on korras. Niimoodi ma vaatan, mis mul siin veel kirjas on. Nii, aga kui me nüüd tahame need maksmata töötasud siit otse nii-öelda maksekorralduse teha, et panka salvestada. Et töötasusid me otse panka veel ei saa saata maksekaid, nagu ostuarvete makseid saab, aga maksekorralduse saab siiski salvestada. Kui me nüüd klikime siin selle täpsema otsingu peale, siis me saame välja filtreerida, kas nüüd siis staatuse järgi või siis kuupäeva järgi, et kuidas teil endale mugavam tundub. Näiteks ma filtreerin nagu oktoobrikuu välja selle järgi, et arvestamise kuupäeva järgi. Ja klikin siia nimekirja eksport ja valin maksete eksport SEPA formaadis. Klikin siia peale. Küsin mu käest, et milliselt pangakontolt. Ma lähen siit nüüd edasi. Nii. Ja kui te mäletate, siis mul jäi Villule märkimata tema pangakonto. Ehk nüüd ma saingi siis selle kohta omale siia hoiatuse, et ma ei saa neid maksekorraldusi teha, sest mul on üks pangakonto puudu. No selge.
tähendab, et ma peaksin minema jälle töötaja kaardile tagasi ja nüüd täiendama seda. Ehk siis võtan siit toimingud menüüst, muuda töötaja andmeid, saan selle siia juurde lisada. Nii, et ma natukene siin klõbistan jälle klaviatuuri peal. Nii. Panen õiges formaadis selle numbri, muidu saan nagu nii jälle uue veateate. Swift-koodi ei pea ilmtingimata määrama, et saab ka niisama hakkama. Ja salvestan uuesti ära. Lähen nüüd siis uuesti siia töötasud alla. No, kas ma nüüd saan selle maksekorralduse faili? Ja näete, nüüd ma saangi selle ära salvestada. Ja kui ma olen selle ära salvestanud, siis ma saan minna panka ja selle maksefaili siis panka importida. Ja pangas ära kinnitada. Siin tuleb silmas pidada seda, et need maksekorraldused koostatakse selle kuupäevaga, millal te selle faili teete. Et kui te tahate nagu järgmisel päeval need palgad maksesse panna, et siis te peate pangas selle maksekorralduse kuupäevi muutma. Või siis lihtsalt järgmine päev kinnitama, et kuidas jällegi nagu tundub endale sobilikum. See, et ma nüüd selle maksekorralduse siit koostasin, töötasu staatust veel ei muuda, sest reaalselt ei ole see tehingi pangast veel läinud. Ja selleks, et töötasud makstuks märkida, on ka jälle tegelikult kaks võimalust. Üks variant on see, et märkida siit käsitsi, mida ma hetkel peangi tegema. Või siis teine variant on see, kui te panga importi teete, et siis te saate panga importi käigus ilusti need töötasud ära siduda. Siis need lähevad makstuks kenasti. Aga hetkel ma siis võtan siit. Ja tegelikult ka siin on veel kaks varianti. Üks variant on see, eks ole, et võtate töötasu lahti ja valite siit toimingud menüüst märgi makstuks. Või lähete siit palgad, väljamaksed ja võtate siit uus väljamakse. Nagu te siit nimekirjast võite näha, et ma olen siin ka juba üht-teist välja maksnud, on töötasu ja töötasu maksud. Kõik sellised asjad on siin näha, et mis toiming parajasti tehtud on ja mis kuupäevadel. Ja kui ma nüüd võtan näiteks siit uus väljamakse, siis vaikimisi mulle läheb siia see pank, eks ole, tänane kuupäev hetkel, aga ma tegelikult nüüd tahan seda kuupäeva muuta, sest ma maksin juba näiteks need palgad välja kuu algusest 2. novembril ja nüüd ma pean siin vaatama, et kas on kõik õigesti. Vaikimisi on nüüd pandudki kõigepealt need palgad. Ehk siis see veerg töötajale tähendab seda, et mis summad just palgana töötaja pangakontole lähevad. Et maksud on see veerg, mis maksuametile läheb, aga töötajale on siis see, mis töötaja pangakontole jõuab. Ja ma näen, et mul on ilusti oktoober. Kõikidel on need numbrid siin olemas. Kogu summa on siin näha. Samamoodi kajastub see siin. Ehk siis siin me otseselt ise summat muuta ei saa ja saame summat mõjutada ainult enda ridade peal. Ja salvestan väljamakse ära. Ja finantskanne siis on võlad töövõtjatele ja pangakonto. Lähen uuesti väljamaksete nimekirja ja nüüd on mul üks siia juurde lisandunud. Mul on näha, et millistele töötajatele selle väljamaksega maksed tehti. Nii, aga nüüd lähen korra uuesti siia töötasude nimekirja. Ja novembri alguses, 10. novembriks me oleksime pidanud siis deklareerima need septembrikuu töötasud, ehk siis need olid meil oktoobri väljamaksed, kui ma siit vaatan. Ja selleks, et maksuametisse see aruanne esitada, ma lähen raportid, TST raport ja vaatan siis väljamakse kuud, mis oli meil oktoober.
võtan siit ette oktoober ja vajutan vaata. Ja näen, et 2 töötaja töötasud on siin. Ehk siis Taavi on meil juhatuse liikme lepinguga, Triinu on töölepinguga, on palgatulu. Nii. Ja selle õige faili saan ma siis sellele sinisele nupule klikates. MTDST eksport. Ehk siis kõikvõimalikud muud failiformaadid on nii-öelda teie enda ettevõtte siseseks kasutamiseks, aga see on siis Maksuameti jaoks. Selle salvestate omale arvutisse ja siis saate juba Maksuametis importida. Nii. Ja nüüd jällegi maksude väljamaksmise korral on jälle taas 2 varianti, et kas te märgite nad siit väljamaksude alt makstuks või pangaimpordi käigus seote Maksuametile tehtud ülekande siis selle töötasu maksudega. Seda ma hetkel teile kahjuks näidata ei saa, aga jah, paremal vasakul pool nii-öelda on menüüs siis pangaimpordi käigus tekib panik, et töötasu maksud ja siis te saate valida juba, millised maksud saavad tasutuks. Hetkel ma võtan jällegi siit, et uus väljamakse ja meil oleks pidanud kuupäev olema siis 10. november ja septembri töötasude pealt. Nüüd me vaatame, et ta tegelikult pani meile natuke palju siia, ta võttis juba oktoobri omad ka, et need ma siit kustutan ära. On üks variant niimoodi teha või ma katkestan siit selle korraks ära ja ma lähen siia septembri töötasu peale, klikin lahti, võtan toimingud menüüst märgi makstuks ja jällegi siit panen selle kuupäeva ja siin ta nüüd pani mulle selle konkreetse töötaja ja ainult selle ühe summa. Ja kuna ma nüüd tahan ka selle Triinu töötasu maksud siia juurde lisada, siis ma lihtsalt kopeerin need siit ja lisan siia juurde. Ja saan tegelikult täpselt sama tulemuse, mis ma ennem sealt teisest väljamaksete alt sain. Ja salvestan selle siit ära. Nüüd ma hetkel olen endiselt töötasu kaardi peal ja kui ma tahan minna vaatama seda väljamakset, siis ma kõrin siia allapoole, klikin selle väljamakse rea peal. Nüüd ma näen seda väljamakset konkreetselt, et millised maksud või kelle maksud nii-öelda siin on makstuks märgitud. Ja finantskandes on siis näha, et pangakontolt läks maha meil ja maksude ettemaksukontole. Nüüd selleks, et maksude ettemaksukontolt nii-öelda see maksukohustused ära tasaarveldada, tuleb meil minna jällegi raportite alla, raportid, TST raport. Ja nüüd me vaatame seda kuud, mis kuus me välja maksime need maksud. Ehk siis antud juhul me maksime novembrikuus need maksud. Meil on praegu õigesti ongi november ees. Nüüd ma kerin natuke siia allapoole ja siis ma näen kohustuste sulgemise kanne. On mul siin ilusti selle sama kuupäevaga, ta vaikimisi pakub mulle sama kuupäeva, mis ülekanne on tehtud. Aga seda tasub alati nagu üle kontrollida ka Maksuameti ettemaksukonto liikumistest, et mis kuupäeval see reaalselt sealt siis maha läks. Et teil nii-öelda see, kui te vaatate konto 1520 maksude ettemaksukonto pearaamatut siin programmis, et siis see oleks alati võrreldav Maksuameti ettemaksukonto liikumistega, et siis te saate kindel olla, et teil on kõik õigesti alati maksudega. Nii, ja siin need paneb nüüd vaikimisi need summad kõik, et ega meil muud polegi vaja teha, kui lihtsalt salvesta kanne. Nii, sellega saime korda. Ja see tähendab, et meil on nüüd siin ka, võtan näiteks bilansi siit ette. Nii, vaatame. Võtame näiteks selle tulumaksu ja võtan uuel kaardide lahti, et vaadata üle. Siin on meil need liikumised näha, ehk siis
ehk siis kui mul oli viimati oli 9. nii-öelda oktoobril tegin eelmise sulgemiskande, mis siis võttis maha eelmised kohustused ja jättis järgi mul ainult nende 2 viimase arvestatud töötasu summad, et siis see summa klapib meil ilusti selle summaga ja siis me saame nagu, kui me väga tahame, me saame kontrollida, et kas me liidame need kokku, et kas meil on ka see siin, et üldiselt peaks asi minema sujuvalt. Vaatan, mis mul siin jälle kirjas on. Et kui meil nüüd kõik sellised asjad tehtud on, siis peaks meil nagu olema nii-öelda üks protsess läbitud, et meil on nii-öelda selle konkreetse töötasuga ehk siis septembrikuu töötasudega on meil nagu kõik hästi. Heidame korraks pilgu siia ettevõtte ülevaate lehele. Novembri palgaarvestus meil ei ole veel tehtud, aga vaatame, mis meil nüüd siin see september näitab. Septembris on meil siin sinine ja roheline ehk siis netotöötasu on ilusti välja makstud täissummas, kõik on korras ja roheline on siis alumine on töötasumaksud, et see on ka kõik välja makstud ja kõik on nagu korras. Vaatame nüüd oktoobrit. Oktoobris ka on meil jällegi netotöötasu ehk siis töötasu on välja makstud, aga maksud on tasumata. Nagu me teame, meil on tegelikult sellega kõik hästi, peabki niimoodi olema, sest maksud me tasume alles järgmisel kuul. Ja kuna meil novembri palgaarvestust ei ole veel üldse teinud, siis on meil siin selline hall sõõrik. Siis vaatame korraks veel sellist asja nagu raportite all on puhkusepäevade raport. Et siin te siis saate vaadata mingi kuupäeva seisuga, kui palju on kasutamata puhkusepäevi ja milline võiks olla siis puhkusepäeva tasu. Ja siin on näha, et Villu läks natuke omadega miinusesse, sest ta kohe esimesel kuul puhkas mõned päevad. Aga kui me vaatame näiteks, me võime vaadata, et aasta lõpuseisu, siis on olukord natukene teistsugune. Ja kuna Taavi meil on juhatuse liikme lepinguga, et siis temaga on siin natukene teistmoodi tekid. Nii. Ja meil on veel tegelikult siin ka selline asi nagu tööaja raport. Et selles osas meil tuleb kindlasti mõningaid muudatusi mingil hetkel, et ma väga pikalt ei hakkakski sellele üldse peatuma. Lihtsalt põgusalt näitan, et kui töötasu arvestus on tehtud, siis peaks siin kõik ennast nullis olema, kui ei ole mitte mingeid puudumisi olnud töölt eemal olemisi, ütleme selles suhtes. Ja kui on mingil põhjusel olnud tööst eemal, et siis näitab ära, et mitu tundi siis nagu eemal oldi. Aga sellel hetkel pikemalt ei peatu. Ma vaatan, ma panin mõned asjad omale kirja, et mis on ka ette tulnud, sellised küsimused. Näiteks selline küsimus, et kui teil on töötaja, kellele on siis määratud osaline töövõimetus ja siis Töötukassa maksab tema eest sotsiaalmaksu miinimummääralt, kuidas siis temale teha õigesti palgaarvestust. Selle me saame ka ilusti ära teha. Võtan siit uus töötasu. Praegu ma näitan, ma lihtsalt pean ühe töötaja siit omale hetkel valima, et ma saaksin seda teha. Nii, näitan selle kuu palgaarvestuse peal nagu seda. Ja kui meil on nüüd niimoodi, et sotsiaalmaksu makstakse siis 2020. aastal 540 pealt, mis on nii-öelda see alusmäär, ja me märgime selle vähendamise summa, ehk siis mille võrra meil on vaja vähem arvutada. Kui
muidu on sotsiaalmaks 554, 540, siis vähendamiseks me paneme siia maksuvaba osa lahtrisse selle summa. Te näete, et nüüd sotsiaalmaksu summa vähenes. Ja DST peal siis samamoodi arvestatakse see, kantakse see õigesse lahtrisse, kus on see vähendamise lahter. See on nüüd päris lihtsasti võimalik lahendada. Siis on veel selline küsimus tihtipeale ette tulnud, et kui on maksude ettemaksukontol EMTA-s raha, näiteks on käibemaksu ettemaksu tekkinud ja seda soovitakse siis kasutada töötasumaksude tasaarveldamiseks. Et siis, kuidas seda nüüd teha? Võtame siit jällegi ühe töötaja lihtsalt ette ja märgin siit, et märgin makstuks. Et praegu meil on, temal on siis nagu palgad välja makstud või palk välja makstud ja ma maksan nagu maksud välja ja ma need maksud saan tasaarveldada ettemaksu arvelt. Siis ma võtan siit kontoks kassaks, valin tasaarveldused, summa või kuupäeva siis ikkagi võtaks nii-öelda selle, mis kuupäevaga siis tasaarveldus nagu tehakse. Ja ma salvestan selle väljamakse ära. Ja nüüd ma lähen jällegi selle väljamakse peale. Vaatan seda kannet. Et hetkel on siin kandes siis, kui maksude ettemaksu konto üheks pooleks, aga seda mul vaja ei ole tegelikult. Mul on vaja lihtsalt need töötasumaksud ära märkida, et ei jääks nagu mul sellesse maksud staatusesse, vaid mul on lihtsalt ta vaja ära saada. See tähendab seda, et ma võtan selle muuda finantskannet ja vahetan selle maksude ettemaksu konto tasaarvelduste konto vastu. Et kuidas ta lihtsalt koristab mul nii-öelda selle nõude või kohustuse ära. Aga kuna mul on nüüd nii-öelda maksud on välja makstud programmi mõttes, siis ma saan DST raporti alt vaadata. Üks hetk. Nagu ikka võib juhtuda, ei mõelnud selle peale, et ma oleksin pidanud panema teise kuupäeva. Ehk siis tegelikult ma panen siia praegu detsembri kuupäeva, sest muidu ma ei saa näidata seda. Ja salvestan uuesti selle ära ja muudan uuesti finantskannet. Ja lähen nüüd uuesti DST raporti alla. Ehk siis nüüd ma tean, et ma praegu natukene rändasin tulevikku ja ma vaatan nüüd detsembri DST raporti alla. Ehk siis siin on nüüd näha need maksud, mis ma märkisin makstuks tasaarvelduskontoga. Ja kuna ettemaksukontol oli see raha olemas, siis me ei saanud sinna midagi juurde kanda, sellepärast me muutsimegi seda tasaarvelduskontoks täielikult. Ja siis ma võiksin ta siit rahulikult ära salvestada. Ma hetkel ei salvesta, sest tegelikult mul teised ülejäänud maksud näiteks lähevad, maksan pangast juurde ja kui ma nüüd teised töötasumaksud ka välja maksan ja vaatan siis uuesti seda DST raportit, siis mul on juba kõik nii-öelda summad siin ja siis ma olen ühe korraga selle sulgemiskande ära. Et muidu ma ei saa nagu 2 sulgemiskannet teha siin DST raporti all. Et ja, ma käsitsi saan teha küll lisakande, aga sellel ei ole nagu väga mõtet, et pigem siis kõik korraga ära teha. Et selle kohta on meil ka juhend tegelikult olemas, et abikeskuses, et kui nagu vaja lähemalt vaadata, et siis saate sealt ka kindlasti selle üles leida. Siis selle aasta eripära on loomulikult kõigile teada see viirus, mis siin rahvast takistas tööl käimast ja ka Töötukassa siis maksis töötasu hüvitist. Et kui kellelgi on veel nii-öelda programmi sisse kandmata need hüvitised, et siis selle kohta on ka juhend olemas, et kuidas seda teha, et vaadake, abikeskuse lehel on see juhend nimega, kuidas kajastada Töötukassa makstud töötasu hüvitist. Et võite hakata ka otsingu lahtrisse kirjutama lihtsalt Töötukassa ja siis te leiate selle juhendi üles. Et ma küll loodan, et kõigil, kellel vaja on see juba tehtud, aga
kunagi ei tea. Nii, ma vaatan, mis mul siin veel, mis märksõnad veel on. Nii. Kuidas arvestada proportsionaalselt sotsmaksu? Et on tulnud poole kuu pealt ja sotsiaalmaksu natuke suurendada, aga mitte kuumäära. Seda saate teha samamoodi, nagu see sotsiaalmaksu vähendus oli. Sinna samasse lahtrisse, aga sellisel juhul pange miinusmärgiga. Et siis tuleb see suurendus. Et selle vajaliku summa ulatuses saate see suurendust. Korraks. Siin on ka. Töötasumaksude tasaarvelduste ja andmemulle konto valikus tasaarvelduste konto. Kui teil ei ole tasaarvelduste kontot olemas, et siis te saate minna seade, et pangakontod ja kassad ja lisada selle juurde. Et ja kõikidel keskkondadel seda ei ole vaikimisi seadetes, et see tuli ka, ma nüüd ei mäleta täpselt, mis hetkel me selle panime kõikidele uutele, aga siis võtate siit uus kontokassa ja panete nimeks tasaarveldused. Ja siis finantskontoks valigegi see 9999, juhul kui teil ei ole ka seda tasaarvelduste kontot olemas, finantskontot, et siis te selle saate ka omakorda kõigepealt juurde luua. Et siin nüüd jah, keskkondade vanused on erinevad, et siis tuleb vaadata, et raamatupidamine ja kontod, et kui seda ei ole, et siis tehke see ka juurde kõigepealt. Et see siis on bilansiväline konto ja see tasaarvelduste konto peab alati, põhimõtteliselt iga päeva lõpus peab ta 0 olema, sest see on niisugune ajutine, et kust korraks siis asjad läbi käivad, et saaks kõik õigesti. Nii, vaatame, mis siin veel oli. Nii. Kas palgalehte saab kõikidele töötajatele korraga saata või peab ükshaaval? Sellega on niimoodi, et tuleb saata ükshaaval praegu, jah. Kahjuks ükshaaval. Kuidas kajastada isapuhkust, kui Sotsiaalkindlustusamet on ettevõttele tasunud? Isapuhkuse saate siis ka kalendrisse panna, töötajad kalender. Ja see peaks meil siin isapuhkus kuni 10 tööpäeva. Oih, muidugi oleks ju võinud ikka panna natuke pikemaks kui 1 päeva. Nii, aga seda saab ka muuta kenasti. Nii, ja kui ma nüüd hakkaksin talle, vabandust, ma muudan inimest villu hetkel. Ja kui ma nüüd hakkan siin tegema seda uut töötasu arvestust, siis arvestatakse siin see välja ilusti. Ja siin ta läheb siis kontole riigi poolt hüvitatavad tasud. Siin ma praegu ise näen, et on vist natukene tulumaksuga küsimust, aga jah, et põhimõtteliselt ta pannakse niimoodi siia ilusti kirja ja siis, kui riigi poolt tuleb see raha tagasi, et siis ta on nagu tuleb panka sisse ja siis vähendate nii-öelda seda 440 kontot. Et kui on nagu täpsemaid küsimused, siis te võite kirjutada julgelt meile. Siis aitame edasi.
hetkel ma näen, et on küsimused otsa saanud. Ja mina siis tänaseks korraks lõpetaks, et küsimuste korral siis vaadake kas meie abikeskusesse või siis kirjutage meile, helistage meile ja aitame koos leida lahendusi. Ilusat päeva teile!